Teeme lahti piibli ja minu jutluse pealkirjaks on täna Issanda vaim on mu peal. Need on ühest kohast pärit Jeesuse sõnad siis. Ja teeme lahti selle kirjakoha, see on Luuka evangeeliumi 4. peatükis ja 18. salmis. Üks asi, mis sa võid ennast kohe valmis panda, minu jutlused ei ole 15 minutit, ei ole isegi mitte ainult 20 minutit, sa ei pääse siit ka poole tunniga ja alla tunni ta ka vaevalt on. Et sa valmistad ennast ette, et sa oled aktiivselt kaasas, sa oled siin, et õppida, saada osa sellest, mida Jumala sõna on ütlemas, seda kuulda. See on väga oluline. Õpetussõnad räägivad just seoses tervenemisega seda, et mu poeg pane tähele mu sõnu. Me võime seda Jumala sõna kohta täpselt samamoodi, et me peame olema tähele, pöörama oma kõrva Jumala kõnede poole ja mitte laskma neid oma silmist ja hoidma neid oma südames. See on võtmeks sellele, et see sõna hakkaks su elu muutma. Kui sa suhtud ükskõikselt või hoolimatult Jumala sõnasse, siis see ei anna sulle ka mingeid tulemusi ja see ei pruugi ka sinu elu eriti muuta. Kui sa suhtud Jumala sõnaste väga tõsiselt, süvened sellesse, teed oma parima, et sellest osa saada, seda uurida, seda kuulda, siis see hakkab sinu elu muutma, see hakkab sind tervendama, see hakkab sind taastama. Amen. Seepärast, kui me oleme nimetanud seda tervenduskooliks, see on põhjusega, et see võiks just olla koht, kus sa õpiksid Jumalat tundma just selles alas. Nii. Luuka 4.18. Jeesus on siin oma kodukohas ja on seal tolleaeg siis Jumala kojas siis. Ja ta astub seal esile ja leiab Jesaja raamatust ühe kirjakoha ja hakkab seda lugema. Ütleb niimoodi, ja Issanda vaim on minu peal. Seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele. Ta mind läkitanud kuulutama vabaks saamist seotuile ja nägemist pimedaile, laskma rõhutuid vabadusse ja kuulutama Issanda meelepärast aastat. Nüüd siin on nimekiri erinevatest asjadest, millest Jeesus räägib, et ta kuulutab vabanemist või vabadust või erinevaid sõnu ta asutab siin järjest. Kui sa vaatad, alati kui Jumal paneb asju nimekirja, siis nad on oma olemuselt nii-öelda sarnased tüüpi ja sarnasel viisil ka väljendatud. Ta ütleb siis, et ta kuulutab evangeeliumi vaestele, ta kuulutab vabaks saamist seotuile, ta kuulutab nägemist pimedaile, ta on kutsutud ka laskma rõhutuid vabadusse ja kuulutama Issanda meelepärast aastat. Ja me saame aru, kui me loeme neid kõiki asju, siis ükski neist ei ole nagu võrdpilt siin, vaid need on väga otseselt öeldud. Kas pole nii? Et see, kes on seotud, üks teine tõlge kasutab sõna ka vangistuses, kui keegi on seotud või vangistuses millegi poolt, nüüd see võib väga palju asju olla. See on haigused, see võivad olla halvad harjumused, see võivad olla erinevat laadi ka isegi kurja vaimu poolt põhjustatud sidumised ja ta kuulutab sellest vabaks saamist. Kas pole nii? Ma meelega võtsin teise asja, kohe me jõuame esimese asja juurde ka, mis siin on. Vabaks saamist seotule, siis ta ütleb nägemist pimedale. Kas see on jällegi üks ühele, see ei ole võrdpilt? Kuigi, et ütleme, vabaks saamist seotule, see sõna seotud võiks nagu olla justkui võrdpilt, aga tegelikult ta räägib otsesest asjast. Siis laskma rõhutuid vabadusse, kui inimene on rõhutud millegi poolt, depressioonis, mures, segaduses, vaevas, kartuses, kõik need asjad läheksid siia alla, kas pole nii? Ja kuulutame Issanda meelepärast aastat. Et see Issanda meelepärane aasta, see on pikem teema, Vanas Testamendis oli üks aasta, kus Jumal kuulutas inimestele, kes olid ennast võlgadesse toonud vabaks saamist võlgadest ja samas kuulutas ka kõige taastamist, mis Jumal neile oli pärandina andnud. Aga siin kõige esimeses otsas
oli ka veel üks fraas, evangeelium vaestele. Nüüd, kui kogu see järgnev nimekiri ei ole mingisugune võrdpilt, siis järelikult ka see esimene asi ei ole ka lihtsalt mingi võrdpilt, vaid see on üks otsene fraas, mis viitab millegile, et see, kes on vaene, talle kuulutatakse evangeelium. Nüüd, me oleme liiga ära harjunud sõnaga evangeelium ja seletame enda jaoks seda kogu aeg lahti niisuguse nagu ilusa vaimuliku fraasiga. Evangeelium on tõlkes hea sõnum. Nüüd see tähendab seda, et Jeesus kuulutas head sõnumit vaesetele. Vaestele, kes need vaesed on siis? Need, kellel ei ole piisavalt, et oma eluga hakkama saada rahalises mõttes, materiaalses mõttes. Kas pole nii? Ja ta kuulutas neile head sõnumit. Missugune on hea sõnum ühele inimesele, kes ei suuda rahaliselt asjadega hakkama saa, kellel ei ole piisavalt raha isegi, et korralikult omale toitu lauale osta või omale riided selga osta või oma elamise eest maksta. Missugune on hea sõnum sellisele inimesele? Mis arvad? No püüa kuidagi läbi venitada sellest elust. No püüa hakkama saada. No võib-olla kunagi läheb paremaks, saad taevasse, seal on kullast tänavad, siis läheb asi paremaks. Ei ole sul selle kullaga seal midagi taevas teha. Keegi ei müü ega keegi ei osta seal taevas. Sulle antakse kõike seal tasuta. Sul on siin maa peal seda kulda vaja ja hõbedat vaja vahest isegi. Saad aru, ma räägin võrdlevalt rahast. Ja Jeesusel oli üks rõõmusõnum vaestele. Rõõmusõnum vaestele. Kuulutada evangeeliumi vaestele. Sina, kes sa oled vaene, sa ei pea enam olema vaene. See ongi see sõnum tegelikult. See on see, mis selle asja mõte on. Ja sama fraas on tegelikult veel, Jeesus viitab sellele veel paaris kohas, et ta kuulutas evangeeliumi vaestele. Aga äkki ta räägib vaimulikult vaestest. Kui need kõik teised siin nimekirjas ei viita lihtsalt mingisugustele vaimulikele asjadele, viitavad konkreetsetele materiaalsetele probleemidele, mõtlen siis füüsilistele probleemidele, haigustele ja sidumistele ja rõhumistele ja erinevatele asjadele, siis ka see esimene asi peab olema samasugust liiki. Jumal ei pane asju ritta, üks on nagu öeldakse kuidagi võrdpildina ja teised asjad on väga otsesed. Kui evangeelium on vaestele, siis siin oli ka evangeelium vaestele, mitte vaimulikult vaestele, vaid lihtsalt vaestele. Amen? Seda võtaks pikemalt aega, et seda tõestada. Aga nüüd vaatame edasi, mis ta ütles siin siis. Vabaks saamist seotule, nägemist pimedale, laskma rõhutud vabadusse, kuulutama issanda meele pärast aastat. Ja nüüd ütleb edasi, ja kui ta raamatu oli kokku keeranud, andis ta selle kojasulase kätte ja istus maha. Tol ajal siis raamat oli rullina. Ja kõikide silmad koguduse kojas olid sihitud tema peale. Me näeme seda, et see sõnum tõmbas tähelepanu. Milles see sõnum seisnes? Ta luges lihtsalt Jesaja raamatust ühe kirjakoha. Ja see tõmbas tähelepanu. Sest see on üks väga huvitav salmide rida siin. Ja nüüd ta ütleb, ja ta hakkas neile kõnema, ta istus siis maha. Kas pole huvitav, meil on paar kohta piiblis, kus Jeesus jutlustas istudes. Meil on üks koht, kus ta võttis paadi, läks paati ja istus ja paadist kõneles. Siin on ka üks situatsioon, kus ta luges kirjakoha püsti ja siis läks ja istus maha, siis ta hakkas kõnelema istudes. Meil on isegi Vanas Testamendis üks teine situatsioon, kus inimesed kuulasid Jumala sõna seistes. Ja mitte ainult niimoodi, et nüüd tõuseme püsti Jumala sõna lugemiseks, siis inimesed tõusevad püsti, loetakse Jumala sõna ja siis istuvad maha. Päris nii nad ei teinud, tegelikult nad tegid niimoodi, et nad seisid kogu selle sõna lugemise aja kogu aeg püsti ja mitte niivõrd selle traditsiooni pärast, vaid austuse ja tunnustuse pärast, mis neil oli Jumala sõna vastu. Mitte ilust komme, vaid see, et Jumala sõna on midagi eriliselt väärtuslikku, see on midagi vapustavat, mida Jumal on ütlemas, mida Jumal on kõnelemas. Nad suhtusid Jumala sõnasse austavalt. Kas me peame kõik kooslikud püsti istuma, selles ei ole küsimus on sinu südame hoiakus.
Amen. Siis ta ütleb siin, et hakkas neile kõnelema, täna on see kiri, nüüd seesama salm, mis ta ütles, täide läinud teie kuuldes. Mis asja see tähendab, see kiri? Need salmid, mis ma nüüd lugesin, need on nüüd täna täide läinud. Ma loen natukene uuesti selle kirja kohe, loen natukene lisadesse nagu mõni nüansi sellest samast fraasist juurde. Mitte mingi meelevaldsusega. Sina, kes olid vaene, oled täna vaba. Sina, kes olid seotud, oled täna vaba. Sina, kes olid pime, oled täna vaba. Sina, kes olid rõhutud, oled täna vaba. Täna on sinu issanda meelepärane aasta. See on see, mis ta ütles. See ei ole minu meelevaldne nagu Jumala sõna ümberkirjutamine. See on see, mis ta ütles. Täna on see kiri täide läinud siia kuuldes. Millal Jeesus kuulutas seda vabaks saamist? Traditsioon on see, mis tahab lükata kõik head asjad kunagi tulevikku. Tuleb üks tore imeline päev, kus me saame taevasse. Meil ei ole siis enam ei muresid, ei ole enam kurbust, ei ole enam haigusi, ei ole enam puudust. See tuleb kunagi kaugel päeval taevas, aga nii kaua kannatage, hädaldage, virisege, muretsege ja olge haiged ja vaesuses siin maa peal. Ma just meelega ütlen seda natuke nahaalselt. Aga see on see, mida traditsioon tegelikult kuulutabki. Kunagi kaugel tulevikus saab kõik olema hästi. Ja kiitus Jumalale, taevas saab olema hästi üks vägev koht. Amen. Kui sa sinna uksest sisse astud, siis sa enam välja ei taha astuda. Aga Jumal ei taha lükata seda, mis ta on pakkumas sulle täna, siin ja praegu, kunagi kaugesse tulevikku. Ta ei taha, et sa peaksid ainult ootama, et muredest saab lahti siis, kui saab taevasse, et depressioonist saab vabaks siis, kui saab taevasse, vaesusest saab vabaks siis, kui saab taevasse, ihu saab terveks siis, kui saab taevasse. Ei, see on täna täide läinud sinu kuuldes, ütles Jeesus juba siis. Samamoodi on see Jumala sõna ja Jumala sõnum ka sinule täna siin selles paigas. Täna on see täide läinud sinu kuuldes. Täna võid sina olla vaba igasugusest sidumisest. Täna kuulub sulle see kuulub sulle täna. Ära lükka seda homsesse, ära lükka seda ülehomsesse, ära lükka seda aastate taha, ära lükka seda sellesse päeva, kui sa taevasse saad, sest Jumal tahab, et tema tahe võiks olla siin maa peal nõnda nagu see on taevas. Mitu haiget inimest on taevas, mitte ühtegi, kiitus Jumalale, Jumala tahe on ka see, et sina võiksid olla siin maa peal täna terve. Nii ütleb, aga ma olen sükses heas, sinul on hea öelda, sina oled noor mees ja sul on hea öelda, kõik sa oled terve. See on Jumala tahe hoolimata sinu vanusest. Hoolimata sinu vanusest. Jumal ei ütelnud, täna on see täide läinud kõigi teie suhtes, kes te olete 25 või vähem. Ta ütles, see on täna täide läinud teie kuuldes, ükskõik mis vanuses sa oled, ükskõik mis eas sa oled, ükskõik mis soos sa oled, ükskõik mis on sinu taust või tagapõhi, sinu kogemused või sinu negatiivsed kogemused, see on täna täide läinud sinu kuuldes. Miks sa veel ei hõiska? Vaatame kohe. Ja 22 salm edasi. Ja kõik tunnustasid teda ja panid imeks neid armusõnu, mis lähtusid ta suust ning ütlesid. Eks see ole Joosepi poeg. Siis ta ütles neile, küllap te mulle ütlete selle vanasõna, arst aita iseennast. Neid suuri asju, mida me oleme kuulnud Kapernaumas sündinud olevat, tee ka siin oma kodukohas. Nüüd üks huvitav asi, alati on, kui sa loed piiblist mingid fakte, mina otsin nad välja, kus kohas nendest juttu on. Ma huvi pärast tegin otsingu, tänapäeval on see väga lihtne ja mugav, niisugune sõna nimi nagu Kapernauma. Ja millised imed toimusid Kapernaumas, mis meil on piiblis vähemalt kirjeldatud. Meil kõik ei pruugi piiblis kirjeldatud olla. Aga need, mis meil on kirjeldatud, ja
ma leidsin sealt samast Kapernaumast, mille kohta meil on lausa märgitud ära. Kapernaumast sai terveks sõjapealiku Sulane. Oli siis sõjapealik, kes tuli Jeesuse juurde, ütles, ütle ainult sõna ja mu poiss või minu sulane paraneb. See oli Kapernaumas. Keegi, kes uskus ainult sõna ja talle öeldi sõna ja ta läks ja tema sulane sai terveks. Kapernaumas sai terveks halvatu, kes toobi Jeesuse juurde ja lasti katusekivide vahelt otse tema jalge ette maha. Mees, kes uskus, et ta saab terveks, kui ta saab Jeesuse juurde ja ta oli valmis, et teda kanderaamiga tuuakse kohale, lasitakse kas või katusele ja lastakse sealt katuse vahelt Jeesuse ette maha. Ta uskus, et ta saab terveks. Keegi, kes uskus ja sai oma lahenduse. Siis meil on üks lugu veel piiblis, kus Kapernaumas ühest mehest taheti kuri vaim välja. Temast nagu väga palju rohkem ei ole. Kuri vaim aeti välja ühest mehest. Nüüd seoses Kapernaumaga on 3 nimet, mis on üks ühele kirjeldatud. Väga võimalik, et neid oli veel, sest et piibel ütleb meile selgelt, et Jeesus tegi paljusid imesid, mida isegi raamatud ära ei mahutaks. Me saame aru, et seal Kapernaumas toimusid imed. Ja tundub, et need, mida ma isegi ütlesin, olid ajaliselt just eespool seda lugu. Nüüd vaata, mis edasi juhtub. 24. Aga ta ütles, tõesti, ma ütlen teile, ükski prohvet ei ole meelepärane oma kodumaal. Tõesti, ma ütlen teile, ükski prohvet ei ole meelepärane oma kodumaal. Jätta siia järg vahele ja lähme ühte teise kirja kohta, mis räägib sellest samast sündmusest, aga räägib natuke teise külje pealt. Ja see on Markuse evangeeliumi 6. peatükki 1. salm. Ma tulen siia eelmise lugu tagasi ka veel. Markuse evangeeliumi 6. peatükki 1. salm. Markuse 6.1. Ja läks sealt ära ja tuli oma kodukohta. Siit me saamegi aru, et see on tegelikult see sama sündmus. Ja ta jüngrid järgisid teda, osalt on siin ka lihtsalt see teksti kattuvus ka. Ja kui hingamispäev tuli, hakkas ta koguduse kojas õpetama. Ja paljud, kes teda kuulsid, hämmastusid väga ja ütlesid, kust sellel see kõik on tulnud ja mis tarkus see on, mis temale on antud. Ja kuidas niisugused vägevad teod sünnivad ta käte läbi. Eks tema ole Puussepp, Maaria poeg, Jakoobuse ja Joosese ja Juuda ja Siimona vend. Ja eks ka tema õed ole siin meie juures. Ja nad pahandusid temast. Aga Jeesus ütles neile, prohvet ei ole mujal autu kui oma kodukohas ja oma sugulaste seas ning oma majas. Nüüd siin on huvitav, eelmises kirjakohas oli meil tõlgitud, et tõepoolest ma ütlen, 24 salm, Luuka 4.24 siis, tõesti ma ütlen teile, ükski prohvet ei ole meelepärane oma kodumaal. Siin ta ütleb, et ta ei ole mujal autu kui oma kodukohas. See sõna meelepärane või autu või ka üks tõlge kasutab väljend, ta ei ole ka vastu võetud oma kodukohas. Nüüd, kas see kodukoht on mingisugune selline veider koht, kus lihtsalt ei võeta inimesi vastu? See on hoopis teine element. Kui sa märkad, mida nad hakkavad rääkima Jeesusest, nende jaoks see Jeesus, kes seal oli siis, oli Puussepp, Maaria poeg, Jakoobuse ja Joosese ja Juuda ja Siimona vend. Nad ei näe mitte midagi sellest, mis Jumal on tema elus teinud või mis Jumal on tema ellu pannud. Ta on Puussepp ja tal on sellised sugulussuhted nende inimestega, kes siin kandis elavad. Nad ei näe mitte midagi sellest, mis Jumal on tema ellu pannud. Nüüd see on üks element, mis blokeerib ära selle, et Jumal saaks midagi ka sinu elus teha. Kuidas sina suhtud Jumala sõna jagavasse inimesesse? Kui keegi on jutlustamas, on ta siis pastor, on ta evangelist või on ta mingis muus ametis, mis iganes Jumal teda pannud on, kuidas sina suhtud sellesse inimesesse? Vaata, kui nooruke ta on.
ma ei tea, mismoodi sina oleks, kui sa oleks meie kogudusse sattunud, see on juba nüüd üle 20 aasta tagasi, jah, kui mina ka pastoriks sain, 92-93. Vallaline, sõrmust ei olnud sel hetkel, vallaline, pastori kogemus tol hetkel siis praktiliselt olematu, vaimulik haridus puudus. Oota siin, vahest inimesed sellises situatsioonis suhtuvad inimesesse, no kes see sükk on, mis temal on öelda. Kunagi üks inimene, ma ei pea tema vastu kuidagi mingit paha meelt, ta oli lahkunud meie kogudus, ütles, mul on raske sinu käest nõuannet kuulda, sest sa ei ole abielus, aga mina olen abielus. Sa tead seda, et Paulus, vähemalt meil piibli kontekstis ei ole näha, et oleks abielus, vähemalt selle ajal kindlasti olnud. On erinevaid arvamusi selle ümber, mis varem oli, aga me näeme, et ta ei olnud abielus. Ja meil on terve hulk kirjakohti ja õpetusi, mida paljud inimesed tsiteerivad seoses abielu õpetusega. Ja neid rääkis mees, kes, kas siis vähemalt tol hetkel vähemalt ei olnud abielus. Tundub, et ta ei olnudki üldse abielus olnud. Kas selleks, et Jumala sõna rääkida, peab olema sul isiklik kogemus? Mitte tingimata. Jumala sõna ei muutu sellest. Kas selleks, et rääkida, et Jumal tahab kõiki haigeid terveks teha, kas sul on vaja tingimata isiklikku kogemus sellest asjast? Mitte tingimata. Jumala sõna on jah ja amen, hoolimata sellest, kas sinul on selle suhtes kogemus või mitte. Ja nemad suhtusid temasse kui lihtsalt ühte puusseppa ja siis, kelle poeg ta iganes siin siis on ja kelle vend ta on. Nad ei näinud midagi, nad ei näinud seda, et ta on Jumala sulane, hoolimata sellest, et rääkida, et ta on Messias, või et ta isegi on prohvet või Jumala sõna õpetav inimene. Nad ei tunnustanud seda, mis Jumal tema sisse oli pannud või mis Jumal talle oli andnud. Nüüd me ei kummarda inimesi, me ei tee iidoleid neist, aga me peame tunnustama seda jumalikku elementi, mis Jumal neisse on pannud. Just tunnustades tegelikult Jumalat selle kaudu. Seepärast, kui sa oled ka oma kogudusse, isegi kui sul on, sinu pastor on või iganes ta nimi siis võib olla või õpetaja on isiklik sõber või tuttav, siis ära ütle talle, kuidas läheb, mis paned? See on umbes sama tase, nagu see maailm teeb. Kas läheme õhtul õlut ka panema või? Ja, see on täpselt sama tase. See on Jumala sulane. Tal on amet, mis Jumal andnud talle, ta on pannud ta pastoriks, ta on pannud ta koguduse juhiks. Tunnustada teda kui Jumala kutsega inimest. Et see sõnum, mis ta räägib, suhtu sellesse tõsiselt. Ma olen seda juba kuulnud, seda ta on mitu korda juba rääkinud, seda ta korutab kogu aeg, tal on ikka need samad lood. Ja see sõnum jookseb, nagu öeldakse, mööda külgi sul maha ja see ei muuda sinu elu. Väga võimalik, et tal on need samad lood. Väga võimalik, et sa oled neid lugusid kuulnud. Aga see ei muuda Jumala sõna. See ei muuda seda, mis Jumal on ütlemas. Ja kui sa suhtud Jumala sõnasse, Jumala sulasesse õieti, siis see sõna muudab ka sinu elu. Sest et küsimus ei ole inimese austamises, küsimus on Jumala austamises ja Jumala poolt paika pandud sulase austamises. Amen. Ma olen ise ka seda märganud alati, kui mul endalgi on mingi eelarvamus kellegi jutluste suhtes, mis erinevatel põhjustel, väga raske on midagi vastu tema käest võtta. Väga raske on midagi tema käest õppida. Isegi kui tal on midagi head ja olulist rääkida. Miks pärast? Jumal vaatab väga hoolikalt seda, mismoodi sa suhtud sellesse, kes jagab sinule seda sõna. Ja nende hoiak ja suhtumine oli see, et nad pahandusid temast. Nagu see sama kirja koht ütles just siin. Nad pahandusid temast. Ja nüüd ta ütleb siin siis edasi, 5. salmis, ma olen Markuse 6. peatükis. Ja ta ei saanud seal teha ühtki muud vägevat tegu, kui ainult panna oma käed väheste haigete peale nad terveks teha. Ja ta pani imeks nende uskmatust. Ja tema käis läbi ümberkaudsed külad ning õpetas.
ma tean, see 5. salm lammutab ära mitmete inimeste teoloogia. Kas Jeesus saab teha alati terveks, kelle iganes tema tahab? Mis sa arvad? Vasta julgelt. Kas keegi arvab, et saab? Alati saab teha, kui tema tahab. Nüüd vaatame, mis siin täpselt kirjutatud on. See fraas, mis ta ütleb. Jeesuse kohta ütleb. Vaata, pane tähele, see on piibel, mis ma loen, eks ju. See on väga oluline koht, lugeda seda isiklikult ja näha. Ja ta, paneme sulgudesse, Jeesus, ei saanud. Kas see on piibel? Mul on siin mingisugune imeaparaat, äkki see ei ole piibel. Kas sul on ka kirjutatud sinna? Siin on kirjutatud ka, ei saanud. Kas kellelgi on mõni teine tõlge? Uuem tõlge? Virvel on uus tõlge. Mis ütleb? Ikka samamoodi. 2 tõlget ütlevad, et ei saanud. Mis asja? Jumal, Jeesus ei saanud. See ei ole võimalik, et Jeesus ja Jumal ei saa midagi. Aga miks Jumal ei ole saanud siiamaani veel sind 10 maksma? Kelle jihta ma seda nüüd ütlesin, ma ei tea. On asju, mida Jumal ei saa teha. See on need kohad, kus inimene ütleb, mina ei taha ja mina ei tee. Mis pärast see nii on? Sest Jumal ei sunni ja ei pane kedagi midagi tegema. Ta on andnud sulle vaba tahte. Aga teise külje pealt võin sellest loost näha, et kui siin olid inimesed, kes võisid panna ühe barjääri ette, kus Jeesus ei saanud, siis me võime olla ühed inimesed, kes kõrvaldavad selle barjääri ja kus Jeesus saab. Amen. Ja ta ei saanud seal teha ühtki muud vägevat tegu, kui ainult panna oma käed väheste haigete peale ja nad terveks teha. Ja siis mõningad üksikud väikeste probleemidega inimesed said terveks. Kellegi peavalu kadus, kellegi nohu kadus, kellegi köha kadus. Aga ükski halvatu ei saanud terveks, ükski pime ei saanud nägijaks. See on see, mis tegelikult see kirjakoht ütleb, kui sa vaatad ka erinevaid tõlkeid. Ja ta pani imeks nende uskmatust. Ja tema käis läbi ümberkaudsed külad ning õpetas. Pane tähele, ta pani imeks nende uskmatust. Nüüd seesama on selle looga seotud halvad hoiakud jutlustaja suhtes ja Jumala sõna suhtes ja uskmatus. Nüüd lähme tagasi Luuka evangeeliumisse. Ma arvan, et see uurimus on hea ja kasulik. Luuka evangeeliumi 4. peatükki. 24. salmis olin ma. Ja Jeesus ütles siin, tõesti ma ütlen teile, ükski prohvet ei ole meelepärane oma kodumaal. See oli see, teine evangeelium rääkis nagu kogu selle asja nagu nüansse veel juurde siia. Ja 25 salm ütleb, tõepoolest ma ütlen teile, palju lesknaisi oli Iisraelis Eelia ajal, mil taevas oli kinni pandud 3 aastat ja 6 kuud, kui suur nälg tuli üle kogu maa. Aga ei ühegi juurde nende seast ei lägitud Eeliat, kui vaid Sareptasse, Siidoni maale lesknaise juurde. Ja palju pidajatõbisel oli Iisraelis prohvet Eliisa ajal, aga ükski neist ei saanud puhtaks, kui vaid Naaman see süürlane. Seda kuuldes said kõik koguduskojas täis viha. Vahetevahel kristlased on tänasel päeval liiga ära harjunud sükeste pehmete, ma kasutan sükest sõna, nunnutavate, mitte midagi ütlevate, mitte mingisuguseid väljakutseid esitavate jutlustega. Peaasi, et keegi ei tunne ennast pahasti koosolekul
peagi keegi ei ole solvatud, kellegi ei ole ebamugav, kellegi ei ole häiritud sellest sõnumist, mis me ütleme. Et keegi ei peaks pahanduma, keegi ei läheks ära kurja näoga, keegi ei läheks ära, sest et muidu me ei saa ohvrit. Jeesus ajas kogu selle koguduse koja, kogu selle inimgrupi kõik vihale. Kõik ajas vihale. Jeesus Kristus on see sama eile, täna ja igavesti, kiitus Jumala. Kui on vaja inimesed vihale ajada, siis ta tulebki vihale ajada. Miks pärast? Sest vahetevahel inimesed ei hakka enam mõtlema, ei hakka enam aru saama asjadest, kui neil ei ole varvastele astutud, kui neid ei ole vihale aetud. Kas Jeesus teeb sama asju tänasel päeval? Teeb küll, Piibel ütleb, Jeesus Kristus on see sama eile, täna ja igavesti. Ja kui inimestel on valed hoiakud, kui inimestel on imelikud suhtumised Jumala sõna suhtes, neid on vaja vihale ajada. Ma loodan, et sind ei ole vaja vihale ajada. Aga me näeme, et Jeesus ajas kogu selle seltskonna vihale. Teda ei häirinud see. Kui see on Jumala sõna, siis see on vaja välja öelda. Kui see on Jumala sõna tõde, siis see on vaja välja öelda. Siis see on vaja kuulutada nii, nagu see on. Kas see pahandab selle või pahandab tolle ja kas see läheb uksest välja vihase näoga, ei oma tähtsust. Amen. Tänase päeva kristlik traditsioon on väga palju selles suunas liikumas, et meie jutlus oleks väga õrn, pehme, mitte kedagi solvav, mitte kedagi liiga häiriv, mitte kunagi terav. Vahest, kui Jumala sõna on terav, siis see peab olema terav. Piibel ütleb, et see on terav. Otse kui üks kaheterane mõõk, mis lõhestab hinge ja vaimu. Kui sa oled näinud kaheterast mõõka, see ei ole nagu nuga, et on ühelt poolt teritatud, vaid ta on mõlema külje pealt teritatud, terav. See lõikab ja lõhestab, lõhub ja lammutab, kus vaja on. Paneb inimesed valiku ette, otsuste ette. Jumala sõna peab panema valiku ette, sa pead muutuma, sa pead teistmoodi midagi tegema, samamoodi enam ei saa jätkata. Kunagi on keegi ütelnud, lolluse või rumaluse definitsioon on see, kui inimene teeb ühte ja sama asja, aga ootab teistsuguseid tulemusi. Või keegi ütles kunagi, et kui tehakse niisugune lõks seale pannakse mingisugune söögiasjandus ja selle ülge pannakse nöör ja sinna otsa pannakse telliskivi kuhugi kõrgele, tuleb sinna sööma, hakkab seda sööma ja kui ta tõmbab seda asja, telliskivi kogu kõmaki talle pähe. Kui sa paned talle uuesti selle oma asja, siis ta varsti saab juba pihta, et sinna ei ole tark enam sööma minna, sest sealt tuleb üks telliskivi kõmaki pähe. Nüüd inimesed on vahest nii äärapäisid ja nii rumalad, et nad teevad ühte sama asja, käituvad ikka ühte samamoodi ja ootavad uusi tulemusi ja mõtlevad, miks see telliskivi sealt kõmaki pähe tuli huvitav. Sellest sa läksid selle samasse kohta, tegid seda sama asja, sa said selle sama tulemuse. Sa pead enda käitumist muutma. Sa pead teistmoodi midagi tegema. Samamoodi, kui inimene on üritanud mingi lahenduse saada, üritanud mingit tulemusi saada ja ei ole juba taanud aasta tulemusi, ei ole juba 2 aastat tulemusi saanud, ei ole juba 3 aastat tulemusi saanud, siis on vaja minna Jumala sõna juurde ja leida üles, mis on see võti, et muuta tuleb midagi. Enam samamoodi ei saa jätkata, sest see sama meetod või sama viis ei ole mitte lahendus, vaid tuleb midagi teistmoodi teha. Eks on vaja Jumalat otsida, sellest on vaja Jumala asjadesse süveneda, sellest on vaja minna sügavuti Jumala sõnasse. Siis ei piisa pinnapealsest Jumala sõna lugemisest, ei piisa lihtsalt sellest, et ma natukene midagi tean, natukene kuidagi lugesin, natuke kuulsin, sellest ei piisa. Ei piisa sellest, et ma käisin korra pühapäeval koosolekul ja kogu selle nädala tolm kogunes jälle piibli peale tagasi. On vaja midagi muuta, midagi on vaja muuta, midagi peab toimuma teistmoodi. Hallo. See on see, kui telefonis öeldakse, kas sa kuuled mind? Amen. Ma ei tea, kus see pärit on, see ilus fraas omal ajal, kui kes iganes selle telefoni välja mõtles. Niisiis, Jeesus suutis ajada kogu koguduse koja seltskonna vihale. Ma vist ei ole sellega veel siiamaani hakkama saanud. Ma pean veel harjutama. Nii. Okay. Nii, lähme tagasi selle loo juurde. Jällegi lähme selle juurde, kui me
leiame piiblist mingisuguseid viiteid mõndade lugude peale, siis oleks hea need lood üles otsida. Miks Jeesus viitab nendele 2 loole ja miks need ajavad inimesed vihale? Sind vist ei ajanud need vihale. Isegi kui sa tead natuke nende lugude tausta, ma arvan, et me oleme paljud meist lugenud neid lugusid, aga siin on mingi põhjus, mis ajab neid vihale. Miski neid, mis ärritas neid niivõrd palju. Ja vaatame, lähme esimese loo juurde. Ja see esimene lugu on siis see lesknaine Sareptas, Siidoni maal. Ja see on esimene kuningate 17. peatükk. Esimene kuningate 17 ja 8. salmist hakkan lugema. Nüüd me üritame leida üles, miks Jeesus just tõi need lood välja ja mis on neil seos kogu selle sündmusega, mis siin toimub. Esimene kuningate 17.8. Eelia on siis siin. Ja temale tuli Jehova sõna, kes ütles, võta kätte, mine Sareptasse, mis kuulub Siidonile, ja ela seal. Vaata, ma olen käskinud üht lesknaist seal sind toita. Ja ta võttis kätte ning läks Sareptasse. Ja kui ta jõudis linna värava juurde, vaata, siis seal oli üks lesknaine puid korjamas. Ja ta hüüdis teda ning ütles, too mulle ometi pisut vett mõne nõuga, et saaksin juua. Ja kui naine läks tooma, siis ta hüüdis temale järele ning ütles, too mulle ühes ka paluke leiba. Aga naine vastas, nii tõesti, kui Jehova su Jumal elab, ei ole mul kakukestki, vaid ainult peotäis jahu, vakas ja pisut õli kruusis. Vaata, ma olen korjanud 2 puutükki ja ma lähen ning valmistan enesele ja oma pojale, et saaksime veel süüa enne, kui sureme. Siis ütles Eelia temale, ära karda, mine tee, nagu sa oled öelnud. Aga esmalt valmista sellest mulle pisuke kooki ja too see minule. Pärast valmista enesele ja oma pojale, sest nõnda ütleb Jehova, Iisraeli Jumal. Jahu ei lõppe vakast ja õli ei vähene kruusist, kuni päevani meil Jehova annab maale, vihma. Ja ta läks ning tegi Eelia sõna järgi. Ja temal samuti Eelial ja naise perel oli süüa kauaks ajaks ja jahu ei lõppenud vakast ja õli ei vähenenud kruusist Jehova sõna peale, nagu ta Eelia läbi oli öelnud. Nüüd siin on üks oluline võti selle loo juurde. Miks ta toob selle loo siia kogu selle tervenemise või selle nende vabaks saamiste ja sidumisest vabaks saamise kogu selle loo juurde siia? Sellepärast, et selles loos on üks väga oluline element. Eelia ütleb sellele naisele Jumala sõna. Kas pole nii? Et tee mulle see kook ja siis ta ütleb, sest nõnda ütleb Jehova, Iisraeli Jumal, jahu ei lõppe vakast ja õli ei vähene kruusist, kuni päevani, mil Jehova annab maale vihma. Jumal oli ütelnud oma sõna. Kas sellel naisel oli seal kannus suur õli pärast seda, kui ta selle sõna oli kuulnud? Ei. Kas seal oli tohutu suur jahu? Kohe seal ei olnud. Vaid ta läks ja ta hakkas võtma seda jahu ja ta hakkas võtma seda õli ja tegema sellest seda kooki või veiba, kuidas iganes seda nimetada, selleks, et teha selle järgi, mida Jumala sõna oli ütelnud, ja siis see hakkas paljunema. Ja ta ütleb, et ta ei lõppenud vakas, see tähendab seda, et see ei olnud kogu aeg ääretasa täis. Ta võttis sealt selle vähemaks ja järgmine, kui ta läks uuesti, jälle seal oli uuesti ja seal oli jälle oli uuesti. Ta valab sealt õli välja ja jälle see õli on uuesti tagasi. See on üks jumalik ime, aga miks see juhtus? Sellepärast, et ta usaldas Jumala sõna, nii nagu see oli öeldud. Ei lõppe see jahu ja ei lõppe see õli ja ta läks ja tegi. Siin on üks oluline fraas. Ja ta läks ning tegi Eelia sõna järgi.
See oli see, mis ajas neid vihale. Jeesus ütles, issanda vaimu mu peal, seepärast on ta mind võidnud, kuulutama vabaks saamist seotule, nägemist pimedale, laskma rõhutuid vabadusse, kuulutama issanda meele pärast aastat. Täna on see kiri täide läinud sinu kuuldes. Võta see sõna ja tee selle järgi. Ja sa saad selle, mida see sõna ütles. Sina, kes sa oled seotud, sina, kes sa oled pime, sina, kes sa oled rõhutud, sina, kes sa oled, kellel on puudus, sa oled sellest vaba. Lähme järgmise loo juurde. Nüüd ta viitab siin ühele teisele loole, Luuka evangeeliumi 4. peatükis ja 27. salmis ütleb, ja palju pidajaid oli Iisraelis prohvet Eliisa ajal. Ta toob teise jumala prohveti välja. Aga ükski neist ei saanud puhtaks, kui vaid Naaman, see süürlane. Nii, lähme nüüd vaatame, kus sellest juttu on. Sellest on juttu jällegi Vanas Testamendis 2. kuningate raamatu 5. peatükis. See on 2. kuningate raamat ja 5. peatükk. Ja loen 1. salmist. Loen natukene pikemalt siit. Naaman, Süüria kuninga veapealik, oli oma isanda ees suur mees ja kõrgesti austatud, sest tema läbi oli Jehova andnud Süüriale võidu. See vapper mees aga oli pidajaidõbine. Kord olid süürlased käinud röövretkel ja olid Iisraeli maalt vangina kaasa toonud pisikese tüdruku, kes teenis Naamani naist. See tütarlaps ütles oma emandale, kui mu isand ometi oleks selle prohveti juures, kes on Samaarias, küll see teeks tema pidajaitõvest terveks. Siis läks Naaman ja jutustas oma isandale öeldes, nõnda ja nõnda rääkis see tütarlaps, kes on Iisraeli maalt. Ja Süüria kuningas ütles, võid minna, aga tule, ma läkitan kirja Iisraeli kuningale, ja ta läks ning võttis enesega ühes 10 talenti hõbedat, 6000 seeklit kulda ja 10 ülikonda riideid, ja ta viis Iisraeli kuningale kirja, milles öeldi. Nüüd üks väike vahemõte, need ülikonnad ei olnud ilmselgelt samasugused, nagu tänapäeval me antakse. Ja viis Iisraeli kuningale kirja, milles öeldi, kui nüüd see kiri jõuab su kätte, vaata, siis olen ma läkitanud sinu juurde oma sulase Naamani, et sa teeksid tema pidajaitõvest terveks. Aga kui Iisraeli kuningas kirja ei lugenud, siis ta käristas oma riided lõhki ja ütles, kas mina olen Jumal, et võin suretada ja teha elavaks? Sest see läkitab minu juurde, et ma teeksin mehe pidajaitõvest terveks. Kuid mõistke nüüd ja nähke, et ta otsib minuga tüli. Aga Jumala mees Eliisa kuulis, et Iisraeli kuningas oli oma riided lõhki käristanud, siis ta läkitas kuningale ütlema, miks sa oled oma riided lõhki käristanud? Tulgu ta ometi minu juurde, siis ta saab teada, et Iisraelis on prohvet. Siis tuli Naaman oma hobuste ja vankritega ja peatus Eliisa koja ukse ees ja Eliisa läkitas käskjala temale ütlema, mine ja pese ennast Jordanis 7 korda, siis paraneb su ihu ja sa saad puhtaks. Aga Naaman sai vihaseks ja läks ära ning ütles, vaata, ma mõtlesin, et ta tuleb kindlasti ise välja mu juurde ja seisab siin ning hüüab Jehova oma Jumala nime, viipama oma käega tema asupaiga poole ja parandab nõnda pidajaitõve. Ma teen korra pausi siin. Väga paljudel kristlastel on välja kujunenud mingisugune oma arusaam sellest, kuidas miski peaks toimuma või kuidas tema peaks terveks saama või kuidas tema peaks abi saama. Meie kirikus me oleme ikka harjunud, et kui on koosoleku lõpp, kui päris koosolek on läbi, siis inimesed võivad tulla eestpalvele. Koosoleku lõpus ilusti rahulikult tulevad ette. Okei, kui keegi on otsustanud nii võib teha. Aga sa tead seda, et meie kirikus me oleme vahest harinud sellega, et inimesed kukuvad naerdes ja hõisates mahaväes ja Jumal vabastab nad. Või vahest juhtub see hoopis teistmoodi, kus inimene lihtsalt tõstab oma käed ja hakkab hõiskama ja kiitma Jumalat ja saab seal samas koha peal terveks. Meie ei ole need, kes kirjutame alati ette, mismoodi peab see toimuma.
oled sa siin või? Meie ei saa kirjutada seda ette, aga Jumal on see, kes tahab seda. Amen. On erinevaid viise, kuidas Jumal võib tervendada, aga me näeme siin, tema arvas, et see võib nii toimuma. Tegelikult oli küsimus selles, et ta ei tahtnud kuulata sõna, ta ei tahtnud alistuda selle. Aga tänu Jumal, et tal oli mõningad targad inimesed tema ümber, kes olid temast targemad. 12 salm. Eks ole Damaskuse jõed, Abana ja Parpar paremad kui kõik Iisraeli veed. See oli ilmselgelt mudane jõgi. See on sealses piirkonnas, sa võid umbes kujutada ette, need ei olnud eriti puhtad. Kas ma nendes ei või ennast pesta ja puhtaks saada? Ja ta pöördus ning läks ära vihasena. Aga tema sulased astusid ligi ja rääkisid temaga ning ütlesid, kui prohvet oleks nõudnud sinult midagi suurt, kas siis oleksid jätnud tegemata? Saati sisse saad puhtaks. Siis ta läks alla ja kastis ennast 7 korda Jordanisse Jumala mehe sõna peale. Ja tema ihu paranes pisikese poisi ihu sarnaseks ja ta sai puhtaks. Nüüd need mõlemad 2 lugu sisaldavad eneses analoogseid fraase. Esimeses loos oli niisugune fraas, ja ta läks ning tegi Eelia sõna järgi. Teises loos on, ja ta läks alla ja kastis ennast Jordanisse Jumala mehe sõna peale. Vot see on see sama element, mis ajas neid vihale. Te kuulete Jumala sõna, aga ta tegelikult ei usu seda. Kust ma seda tean, sest te tegelikult ei rakenda seda. Ja see oli see, mis neid pahandas. Nemad arvasid, meie oleme kõik, mis teeme Jumala sõna järgi, elame Jumala sõna järgi ja sina tahad meile öelda, et nüüd Jumal ei tahagi meid aidata ja meile midagi teha, sest meie ei tee selle sõna järgi. Fakt oli see, et nad tegelikult ei teinud selle sõna järgi. Ja see ajas neid maru vihaseks. Mis sina sellest õpid? Inimene, kes usub, see ka tegutseb. 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 Sina, kes sa oled seotud, sina, kes sa oled pime, sina, kes sa oled vaevatud, sina, kes sa oled kinni haiguste või hädade või depressioonide või segaduste poolt, sina oled täna vaba. Sina oled täna vaba. Sest Jeesus ütles, ma kuulutan sulle vabaks saamist. Sina, kes oled seotud, sina, kes oled pime, sina, kes oled vaevatud, sina, kes oled koormatud, sina oled täna vaba. Sina oled täna vaba. Mis teeb üks vaba inimene? Ta rõõmutseb, ta hõiskab, ta tänab Jumalat, ta tõstab oma käed taeva poole, ta laulab kiituse laule, ta annab ülistust Jumalale, kes on vägev ja kes on suur, kes on helde, kes on imeline, kes on armuline, sest et ta on saanud vabaks, sest et issanda vaim on sinu peal, sellepärast, et sina oled saanud vabaks, sest sina oled saanud vabaks, sest sina oled saanud terveks, sest issanda vaim on seal, kus on vabadus, tänu Jumala, sest issanda vaim on siin sinu jaoks, sest sina oled saanud vabaks. Halleluuja. Sina, kes sa usud, sina ka tegutsed. Amen. See, kes usub, see tegutseb. See, kes usub, see tegutseb. See rõõmutseb ja hõiskab. See rõõmutseb ja hõiskab. See rõõmutseb ja hõiskab. Tänab Jumalat ja issandat, kes on tema terveks teinud. Kes on tema terveks teinud. Sa ei pea ootama päeva, millal sa ühel päeval saad taevasse. Ja siis saab kõik korda. Sa ei pea ootama päeva, millal kõik on imeline. See on täna on see kiri täide läinud sinu kuuldes, kes sa oled siin samas paigas.